Tore on olla soojas toas ja nüüd lähemegi 10-15 minuti kaugusele Tallinna kesklinnast vaatama, kuidas kerkivad kodud neile, kes jõuluks sisse kolida tahavad. Fookusesse sättisime aga sooja ja soojustuse, aga ka sellega haakuva teema helipidavuse. Parajasti käib hoogne töö soojustuse paigaldusega, miks just puistevill? Tegemist on siis ridaelamuga, millel on katuslagi vaja soojustada. Kuna tegemist on suhtkoht raskesti ligipääseva objektiga, siis tavavilla ei ole võimalik üles paigaldada, kuna fermid on hästi tihedalt ja ruumi ei ole. Sellepärast on otsustatud siia paigaldada puistevill. Võrreldes tavavillaga see ei ole ainuke põhjus, miks puistevilla eelistada. Tavavilla paigaldades sellisesse konstruktsiooni tekivad tihtilugu villapraod ja sealt tekivad külmasillad ja see soojustus ei ole efektiivne. Antud juhul puistevill siis tagab tervikliku soojustuse terve kogu pööningu vastus. Kui me võtame ette hinnateema, kindlasti mõtlevad praegu paljud mehed, et ma parem toon ehk oma autoga villa poest kohale, saavutan ehk olulise säästu. Selline suur ja võimas auto ei saa ju tegelikult odav olla kohale kutsumiseks. Kui te lähete ise poodi, ostate plaatvilla, kui teil on tegemist lisasoojustust vaja majaga, siis tihti ei ole seal sarika samm selline, et te saaksite seda plaatvilla korrektselt panna. Plus te peate ise kohale tooma, lõikuma teda, seal on ajafaktor on väga suur ja kui võtta veel töömees, siis töömees tahab ka raha saada ja siis tegelikult ei tule ta suugi mitte odavam, vaid hoopis kallim. Puistevilla eelis on see, et meie kodulehelt leiate te meie andmed, helistate meile, me tuleme kohale, vaatame objekti üle, hindame olukorra ära ja siis teeme edasi hinnapakkumise ja tegelikult ongi kogu see tellimine ja kohale tulek on üks telefonikõne ja protsessi algusest lõpuni võtab aega see asi kõik 2-3 päeva. Võtate, helistate, meie spetsialistid tulevad, vaatavad asju üle ja volitatud paigaldajad, ma usun, et me leiame kõigile sobiva lahenduse. Puistevilla eelistest veel nii palju, et on võrreldes plaatvillaga. Puistevilla eelis on ikkagi see, et on mõeldudki paigalduse poole pealt eriti raskesti ligipääsevatesse kohtadesse. Kui on tegemist hoonega, kus on pööningu kõrgus 40 cm, siis meie mees roomab sinna sisse ja laseb selle sealt täis. Kui pakk see kiht olema peab? Üldreeglina paigaldatakse 30-40 cm. Antud hoonel, mida me siin täna teeme, on kihipaksus 45 cm ja paigaldatakse seda alati 5% rohkem, kuna ta kergelt vajub ja paigaldaja hinna sisse läheb, et seda raha ei küsita lisaks. Et paigaldaja peab enda tööle andma 2 aasta garantii, et 2 aasta pärast tuleks see kiht ka täpselt seesama, mis talt telliti. No 2 aastat meid kindlasti ei rahulda. Kuidas selle materjali ökoloogilise jalajäljega lood on? Kindlasti maju ehitatakse 30-50 aastaks. Antud valdkonnas on minul kogemust 15 aastat. Selle aja jooksul ülepuistamisi on olnud paar korda ja see on ka tänu sellele, et kas on tallutud vill ära või on seal käinud kassid. Üldreeglina puistevillaga ei saa olla probleeme, kui on ta paigaldatud korrektselt volitatud paigaldaja poolt. Puistevilla on ka võimalik paigaldada lisaks horisontaalpindadele ka vertikaalpindadele. Tihtilugu on, kus on vertikaalpinnad, kalkkatused on vana saepuru on ära vajunud vanadel majadel, täied soojustuseks ka veel puistevilla panna. Tegemist on ka siis ilmselgelt raskesti ligipääsevate kohaga, kuhu muu materjaliga ei pääsegi üldse ligi. Tehakse kas siis seina sisse auk või ülevalt pööningult lähenetakse, surutakse see vill sinna sisse lihtsalt. Tegemist on taaskasutatud materjaliga, tegemist on mineraalvillaga, mida ju tegelikult valmistatakse klaasist. Klaas kogutakse siis pudelide näol kokku, purustatakse, sulatatakse ja siis sellest tehakse see vill. Puistevill on 2 erinevat tüüpi. On olemas KV041, mis on kollast värvivill ja Isoveril on päris uus toode, on Isover Insulsafe. KV041 kollane vill tegelikult tehakse tehases villajääkidest. Kui juba tehases ei jää tootmisjääke, ta on valmistatud tootmisjääkidest. Isover Insulsafe valmistatakse spetsiaalselt liinil. Seal ei teki ka jäätmeid, kõik mis valmistatakse, kõik läheb kotti ja pärast seda masinasse ja pööningule. Kui tavainimene ostab plaatvilla endale, siis alati ehitusel tekivad villajäägid, siis tihtilugu inimene mõtleb, mis ta selle villajäägiga teeb. Ta peab seda utiliseerima, puistevillaga sellist probleemi ei ole. Tuleb auto kohale, ta puistab seda nii palju pööningule kui vaja on ja teil ei teki mitte mingisugust sodi ega jääke. Suhtkoht mugav viis tegelikult maja lisasoojustamiseks või siis täis uue maja soojustamiseks. Kuidas ta niiskuse ja tuleohutuse seisukohalt on? Isover puistevillal on tulekindlus A1. Tegemist on mitte põleva materjaliga. Tuld ta ei karda. Teine küsimus, mida alati küsitakse, on, kuidas ta niiskusesse suhtub. Kuna tegemist on mineraalvillaga, siis tema niiskus imavusprotsent on 5%. Nad on suhtkoht kohevalt paigaldatud ja näiteks kui teil katuses on leke, sinna mingisugune vesi satub, siis üldreeglina ta kuivab ise välja. Juhul, kui on muidugi suurem leke, et siis tuleks ikkagi kutsuda kohale meid. Me vaatame asju üle, eemaldame vana villa ja vajadusel paneme uue. Üldreeglina ta niiskus imavus on niivõrd väike, et ta ei sõltu õhu niiskusest.